Tervitus! Selles videos tutvustan sulle Austria ettevõtte Schöckenfuchsi 2 kolviga pindimise alasid ja ma näitan, kui lihtne on sellega pinnida ja vaatame lähemalt, millest see alasi komplekt koosneb. Ja 2 kolviga pinnimise alasi komplekt koosneb siis pinnimise alasist ja 2 erineva nurga all olevast pinnimise kolvist. Ja komplektist on samuti olemas kasutusjuhend detailsete fotodega, mis küll on inglisekeelne, kuid sul on võimalik wiketimeister.ee-lt alla laadida ka eestikeelne kasutusjuhend. Ning vaatamegi siis, kuidas selle pinnimise alasiga, kui lihtne sellega pinnida on ja siin minu ees oleval pakul on see pinnimise alasi valmis pandud. Pinnimise alasi tuleb kinnitada pakule. Sul ei olegi midagi muud vaja kui 2 pinnimiskolvi ja 1 korralikku tera, mis tuleb siis selle alasi abil siletteravaks saada ja ma luban sulle, et sa saad sellega hakkama. Sellega on väga lihtne pinnida ja niitmise juures on kõige olulisem asi see, et su vikat oleks terav ja see pinnimise komplekt on see, mida sa vajad, et sul oleks siletterav vikat. Vikati tera tuleb asetada siia vastu alasit ja alustuseks tuleb valida hõbedane pinnimiskolv, mis pinnib 2–4 mm ala. Ja kolv käib ilusti siia peale ja siin ei ole mitte midagi muud keerulist, kui võtta üks haamer, soovitavalt 800-grammine haamer, sest see tahab korralikku lööki saada ja siin ei ole midagi muud sul vaja jälgida kui seda, et see tera oleks vastu kolbi, et siin ei oleks vahet, et oleks vastas ja pinnimise alasi läheb siia peale ja ei ole midagi muud kui haamriga pihta anda. Ja sa liigud mõne grammi võrra kogu aeg iga löögiga edasi. Ja nagu me näeme, juba siit alast tekkis pinnimise ala, mis on ilusti näha. Ja sul ei ole vaja muretseda selle pärast, et mingid löögid lähevad mööda või tekivad siia ebatasasused. Nii, nüüd on hõbedase kolviga see pinnimise ala siit ära pinnitud, kust on selgelt näha, et pinnimata ala ja pinnitud ala. Ja nüüd pinnime selle ala ka kuldse kolviga üle. Ja nüüd on siin näha ka, et see ala on selgelt laiem kui see pinnimata ala ja see on nüüd üle pinnitud nii hõbedase kui kuldse kolviga ja kuidas nüüd aru saada, et kas vikat on pinnitud korrektselt, kas see vikat vajab veel pinnimist või on ta juba valmis niitmiseks ja luiskamiseks, siis saab seda pinnimise ala testida näiteks niimoodi, et võtame näiteks kas või selle sama haamri ja lükkame seda pinnitud vikati tera siit haamri pealt ja kui see ala on piisavalt õhukene ja korrektselt pinnitud, siis on näha ilusti, et ta siit haamri serva pealt juba see metall on nii õhukene, et selle lükkamise järel on näha seda metalli paindumist. Ja ma ütlen sulle, et see vikat nüüd üle luisatades on siletterav ja lõikab heina niimoodi, nagu sa ei ole enne näinud. Võib-olla oled. Ja nüüd on vaja see silett õhuke tera veel luisuga üle käia ja kui sul on head luisud olemas, siis sa saad selle vikati tõeliselt teravaks, kui ei ole siit vikatimeistrist
saad endale sobiva luisu, näiteks selle naturaalse luisu või siin kunstluisu. Ja ühe soovituse või ühe tähelepaneku ma sulle veel ka lisaks annan. Kui sa lähed niitma kõvat heina või puitunud heina, kus on ka puitu võsa sees, siis ära pinni seda tera nii õhukeseks, siis on oht, et see tera murdub, läheb 2 korra, tekivad kahjustused. Aga kui sul on hea pehme hein ja siletterav vikad, siis niitmine on puhas nauding. Head niitmist, head nautimist, näeme uutes videotes. Kohtumiseni. Tšau!